Hea on näha, et see teema, millest me täna räägime, on äratanud piisavalt palju tähelepanu ja see on põhjusega, et ma täiesti mõistan, miks see huvi on tekkinud, et mina olen selle teemaga tegelenud umbes 20 aastat ja ma kinnitan, algusaegadel selle teemaga, ütleme niimoodi, ei tahtnud keegi tegeleda, huvi puudus. Miks me seda täna ju teeme? See arusaam, et see on oluliseks muutunud, on tulnud ajaga. Et kui me vaatame seda üldse, mismoodi Eesti on ja teised Balti riigid on liikunud ajas, me ju kõik teised ühendused, kõik majanduslikud, julgeolekulikud, ütleme, poliitilised sidemed oleme sõlminud Euroopa poolega ja oma heade läänepartneritega tegelikult 20+ aastat tagasi. Ja mõnes mõttes võibki öelda, et energeetika ja võib-olla isegi spetsiifilisemalt öeldes elektriga seotud energeetika on tegelikult selline viimane jäänok eelmisest sajandist. Ja seda on strateegiliselt on tegelikult mõistetud üpris ammu juba, et see ei saa nii jääda, tasub seda muuta. Ja nüüd me oleme tegelikult jõudmas sinna, kus see kuidagi siis jõuab ka avalikkuse silmini, et me oleme midagi põhimõttelist muutmas. Et võib-olla, et natuke aru saada kontekstist, miks energeetikas üldse on, isegi pigem nagu elektri poole pealt energeetikas on oluline, et kellega sa seotud oled. Et kehtib suurte süsteemide loogika, minu kadunud juhendaja alati ütles, et mida suurem süsteem, seda optimaalsem. Küsimus ei ole tegelikult ainult optimaalsuses, et küsimus on varustuskindluses ja töökindluses. Kui sul on omavahel kokku ühendatud sadu või isegi ütleme, võib-olla natuke liialdades 1000 elektrijaamasid, siis kui mõni üksik sündmus juhtub, mõni elektrijaam lülitab välja, keegi pane tähele, et see on kogu selle suure massi ja kuidas ütelda, selle jõu juures väike muutus, ebaoluline. Mida väiksemad süsteemid peavad ise hakkama saama, seda suuremad on igasuguste sündmuste mõjud ja me ju tegelikult tänapäeval tunneme seda väga hästi, kui me igale pisikesele energeetikaalasele sündmusele kipume omistama väga kriitilist tähtsust. Ja just selle jaoks tegelikult energeetikasüsteemid ongi suured, et vähendada üksikute sündmuste mõju. Aga nüüd me jõuame sinna, et tehnikaks me saame aru, energeetikat kasutatakse ka relvana. Ja sul võib olla tehniliselt kui tahes töökindel süsteem, kui sind on võimalik nende inimestega, kes seda tehnikat kasutab, manipuleerida, siis on ilmselt see olukord, kus me olla ei taha. Ja just sellepärast ongi oluline, et me need viimased tugevad sidemed idasuunas ka elektri poole pealt läbi lõikaksime. Ja see on olnud selline projekt, mida tõesti me siin kella vaatame, siis on 71 päeva jäänud selle planeeritud hetkeni. See ettevalmistusperiood on olnud, julgelt võin öelda, ilma liialdamata 20 aastat. Et ma ise olen esimest korda selle teemaga olnud poolakate juures jutul kuskil aastal 2007 ja enne seda juba tegelikult me siin ju Baltikumis teadsime, et me peame seda tegema, aga see nii-öelda alguse saamise hetk, võikski öelda, kuskil sinna 2006-2007 aasta kanti sattus. Ja sellest alates on tegelikult nii energeetikud, ametnikud, poliitikud näinud roppumoodi vaeva, et jõuda selle lahenduseni, sest ilmselgelt ei ole tegu mingisuguse lihtsa ülesandega, et isegi kaardile vaadates meil härrased pärast näitavad seda kaardi pealt on väga selgelt näha meie asukoht selle teise süsteemi suhtes, kuhu me tahame ennast liita. Ida-Euroopas oli päris palju riike, kes olid samamoodi mitte ühendatud Lääne-Euroopaga elektriliselt, kes on tänaseks ennast juba ühendanud Kesk-Euroopa külge. Nemad suutsid seda teha just sellepärast, et nad on asukohalt hästi lähedal suurele süsteemile, sinna on lihtne elektriliine ehitada juurde, neid juba vanast ajast oli. Meie oleme olukorras, kus me peame natukene nutikamad olema, vaeva nägema selleks. Aga täna me oleme seal, et need nutikad inimesed on juba üle 5 aasta tagasi oma töö teinud, nüüd on olnud inimesed, kes ehitasid asjad valmis ja nüüd need järgmised nutikad inimesed peavad siis olema need, kes panevad süsteemi hästi tööle. Ja sellest meil täna natukene juttu tulebki. Meil on jäänud siin mõni kuu, eks. Viimane aeg on anda väike ülevaade, et mis siis saama hakkab veebruarikuus. Ja enne kui meil natukene täpsemini asjadega kursis olevad inimesed selgitavad teile, ma lihtsalt võib-olla omalt poolt ütlen, et mis minu jaoks natukene kogu seda temaatikat raamistab, et võib-olla 3 mõtet. Et esimene on see, et energiajulgeolek tervikuna ei ole kuidagi ühe isiku või ühe ettevõtte küsimus. Energiajulgeolek on laiem asi.
sünkroniseerimine on energiajulgeoleku projekt ja see saab õnnestuda siis, kui me kõik ühiselt pingutame, et me kõik peame olema valmis selleks, et sellega tuleb vaeva näha, et see oleks edukas. Ja teine mõte on see, et tegemist on natukene, ütleme, ta on oma mastaabilt ja keerukuselt selline asi, millega pole ligilähedaselt sarnast asja võimalik isegi minevikust leida energeetikas. Et on keeruline. Ja sellega kaasnevad ilmselgelt ka mingid riskid. Aga need riskid on meile teadvustatud, et nende riskide kohta on olemas plaan, me oleme selleks valmis. Ja kolmas mõte on see, et kindlasti on kogu sellel sünkroniseerimise protsessil ka mingisugune mõju sellele arvele, mida lõpuks klient maksma hakkab. Järjekordselt seda tuleb vaadata ka sellest perspektiivist, et kui suur on see kasu, mida me tegelikult ühiskonnana energiajulgeolekust võidame. Ärme unusta seda poolt ära. Nii, aga kuna täna päev on tihe, ma ei hakka liiga palju rohkem aega kulutama, ma arvan, et minu poolt oleks sissejuhatuseks kõik. Annangi siis teatepulga edasi.